Tere, armas kaasaegne naine või ka lausa kaasaegne ema. Täna mul on selline küsimus, et kas sul on vahel selline tunne, et sa justkui kogu aeg tegeled koduga? Ja mida ma siin silmas pean, on see, et sa kogu aeg koristad, tõstad asju ühest kohast teise, meenutad, kuhu midagi sai pandud, mida teistel on vaja teha, otsid, sorteerid. Ja isegi kui sa kogu aeg kõiki neid asju teed, ikkagi sulle tundub, et see sinu kodu ei tööta. Hommikul ärgates on köögitasapind juba asju täis. Pesu võib-olla kuivatis ootab juba 3. päeva. Keegi kuskilt küsib ja hõikab. Emme, kus on minu? Ja sa tunned, et päev pole veel isegi alanud, aga sina juba oled väsinud. Ja selle podcasti episoodi alguses ma tahan sulle kohe midagi väga-väga olulist öelda. Et probleem ei ole sinus. Aga tänases episoodis räägime siis sellest, et miks sinu kodu ei tööta isegi siis, kui sa kogu aeg justkui koristad. Ja tõesti, sa ei ole laisk. Ma ei usu, et sa oled kuidagi liiga organiseerimata. Ja ma ei usu ka seda, et sa oled kuidagi ebaõnnestunud ema või koduperenaisena. Probleem on süsteemis. Sest see ilmselt toetub ainult sinule. Ehk siis veel kord, tere tulemast! Ja täna räägime siis sellest, et kuidas luua kodu, mis päriselt töötab. Ka siis, kui oled väsinud, haige, lastel on koolivaheaeg või elu lihtsalt ei lähe päris nii, nagu sa tahaks. Ja ma tean täpselt, milline see hommik võib olla. Sa ärkad, lähed magamistoast alla, möödud elutoast ja näed seal elutoa põranda peal veel eelmise nädala mänguasju. Kööki jõudes paned kohvimasina käima. Lapsed juba tulevad ja ütlevad, et emme, ma ei leia oma riideid. Ja sina tead, sina oled see, kes teab, et puhtad riided on siis kas kuivatis või selles suures sorteerimata hunnikus selle kuivati kõrval. Ja juba enne seda esimest lonksu kohvi on sul vähemalt 5 asja, mis vajavad sinu kiiret tähelepanu. Või see klassikaline 1 tool, tugitool, diivaninurk kodus, millele alati koguneb kas mingisugune jakk, pakid, mänguasjad, kotid või ka köögilauas, kus seal nurgas on selline üks igavene ajutine jutumärkides, eks ju, hunnik, mis tasapisi muutub püsivaks. Ja kõige hullem on see, et sa oled see ainus inimene majas, kes seda kõike märkab. Kui sina ei ütle, ei juhtu midagi. Sina oled põhimõtteliselt kodumälu, mootor ja see häirekeskus korraga. Ja ka mina olen kõike seda tundnud. 3 lapse emana olen ma proovinud kõike. Ma olen proovinud koristajaid, ma olen proovinud ilusaid korve, ma olen proovinud KonMari voltimist, suurpuhastust, kus ma saadan pere nädalavahetuseks ära, et mina nüüd koristan. Ja
On üks uuring, mis tehti 2023. aastal siis USA-s ja see näitas, et emad teevad kodus nädalas umbes keskmiselt 18–22 tundi sellist nähtamatut vaimset tööd. Meil on selline koormus, mis siis on selline asjade meenutamine, planeerimine, emotsionaalne juhtimine. 18–22 tundi. See on ju peaaegu terve pool töönädalat. Ööpäev. Ja kui süsteem sõltub sellest ainult ühest inimesest, sinu energiast, motivatsioonist, võib-olla sinu menstruatsioonitsüklist või sellest, kas sa oled üldse kodus või sind ei ole kodus, siis ilmselgelt see ei ole süsteem. See on lihtsalt kark. Ja kui sa oled haige, reisil või sul on lihtsalt veidi sitatuju päev, seda ikka juhtub ka vahel, kas siis kodu ikka toimib? Ja enamasti ei. Ja mõeldes nüüd kõigile nendele aastatele, et ma olen olnud väga paljudes situatsioonides üks kärbes. Ja kärbes selles mõttes, kes lendab vastu klaasi. Nagu tead küll, et need kärbsed, kes tahavad suvel aknast välja saada, muudkui pinisevad seal akna ääres. Korista rohkem, osta rohkem korve. Oota, et lapsed kasvaksid suuremaks. Kuni ma lõpuks sain aru, et mul ei ole vaja rohkem pingutada. Mul on lihtsalt vaja paremat süsteemi. Sest mis selle kärbsega on ju? Ta seal akna peal üritab välja saada, aga kui ta natukene vaataks teises suunas, siis võib-olla seal on uks lahti. Ja tal oleks vabadus. Või nagu ettevõttes, et kui üks töötaja peab tegema kogu ettevõtte töö, siis see süsteem lihtsalt kukub kokku, kui see töötaja töölt puudub. Kodus on täpselt samamoodi. Hea süsteem töötab ka siis, kui keegi on haige või kodust ära. Ja kui me mõtleme siis kodu koristamise peale, siis üldse koristamine on natuke nagu umbrohu kitkumine või põrandalt vee pühkimine, kui kraan on alles lahti. Et sa küll teed midagi, see taastab korra, aga tegelik süsteem on see, mis hoiab näiteks selle kraani vee kinni ja vähendab üldse segaduse tekkimist, mida koristada. Näiteks koristamine on see, et kui õhtul tuleb korjata mänguasjad kokku. Süsteem seejuures on see, et näiteks mänguasju on mõistlik kogus. Neil on selged lastele kättesaadavad kohad ja ka reegel näiteks kuulub sinna juurde, et enne uut mängu tuleb eelmine ära panna või vähemalt siis mingisugusesse korvi. Mis on koristamine? Köögis näiteks tühjendada köögi tasapind. Süsteem on see, et näiteks kui tulevad need pakid või kirjad, et kuhu lähevad pakendid, et selleks on oma konkreetne koht näiteks esikus. Lapsed toovad koolist igasuguseid kooliasju, koolipaberitel on oma mapike. Ajutiste asjade jaoks, neid on ka vahel, nende jaoks on oma väike korv, mida siis kord nädalas käiakse läbi ja vaadatakse. Või mõtleme, et koristamine on see, kui koristaja käib kord kuus ja ma tean seda head rahuldulu tunnet, kui koristaja on just ära läinud. Ja see on see, et tunned seda korra. Aga süsteem on see, et
pere teabki, kuhu asjad käivad. Ja keegi ei pea sinu käest kogu aeg pidevalt neid asju küsima. Ehk siis, kui me siin umbrohust rääkisime, siis koristamine on nagu muru niitmine ka, mis on nagu vajalik tegevus. Aga süsteem on see, et muru ei kasva liiga kiiresti, sest on õige niitmise sagedus, väetamine ja umbrohutõrje. Ja enamik meist elab oma kodus tuletõrjujana. Et midagi põleb. Me jookseme kohe kustutama. Ja kogu meie päev koosnebki sellest, et me lihtsalt reageerime. Aga kes on kapten? Kapten on see, kes mõistab, et toimub mingi tulekahju. Ta ei hakka iga selle tulekahju peale jooksma. Või mingi häirekell. Kui me räägime laeva kaptenist, et kapten vaatab, et kuidas laev tervikuna liigub. Seab suuna, loob süsteemid, et see laev püsiks kursil ka siis, kui on tormine meri. Näiteid päris sellist, et kuidas siis näiteks tuletõrjuja toimetab, et lapsed tulevad koolist, viskavad nagu need õueriided, jalanõud, koolikotid, asjad esikusse laiali, esik muutub kaoseks. Tuletõrjujana sina reageerid, sina koristad. Kaptenina sa oled aru saanud, et esikus on igal ühel oma konks. Võib-olla oma kingakapis, oma koht, kotinagi. Ja võib-olla on kehtestatud ka selline 2 minuti reegel, et tuled koju, pane asjad kohe õigesse kohta. See võtab sul 2 minutit, et panna need asjad õigesse kohta. Snäkikarp pane nõudepesumasina juurde, kott riputa kotinagisse, jalanõud pane jalanõude kohta. Tehtud. Teine näide pesuga. Tuletõrjeja võib-olla korjabki selle pesuhunniku sealt kuivati kõrvalt ja mõtleb, et ma nüüd voldin õhtul. Kapten. Pere teab, milline korv on mõeldud puhtale pesule, milline määrdunud pesule. Ja igaüks panustabki täpselt, et pesu käib ära, puhas pesu viiakse oma kappi, mitte ei jäeta sinna kuivati kõrvale hunnikusse. Ja kui me mõtleme neid paljudele asjadele, mis olemas on, ongi paljud mingisugused koristus- ja organiseerimissüsteemid, siis need on väga tihti loodud selleks, et sinu kodu on justkui ideaalne. Need on loodud selliste kodude jaoks, kus kõik on puhanud, kus kõigil on meeleolu hea, lapsed on super kuulekad ja keegi kunagi ei unusta mitte midagi. Aga siis meil on see päriselu, kus on väsimus, selline teisipäev, mis on veidi vihmane, võib-olla tuleb kooli vaheaeg, menstruatsioonitsükkel, ootamatud külalised, üldse sellised ootamatud päevad, kus lihtsalt ei ole mitte mingisugust energiat. Ja kui sul on hea süsteem, siis see hea süsteem ei vaja täiuslikkust. See hea süsteem töötab kas 60% energiaga. Ja kui sul on miinimumsüsteem, mis tähendab siis 3-5 igapäevast ankrut, siis ka halbadel päevadel ei kuku sinu kodu täielikult kokku. Ja see annab sulle siis seda hingamisruumi.
Ja kui sa sellest episoodist midagi kaasa võtad, siis ma tahan, et see oleks see, et sa ei pea rohkem pingutama, sul ei ole vaja rohkem pingutust. Sul on vaja paremat süsteemi. Süsteemi, mis ei ela ainult sinu peas, vaid toetab sind sinu päris elus. Ja kui sa oled väsinudest olemast see tuletõrjuja ja tahad päriselt saada kapteniks, kes juhib oma kodu, mis toetab sind, siis vaata kindlasti programmi Kodu, mis töötab. See on selline 5-nädalane praktiline teekond, kus me ehitame just sinu perele ja sinu elule sobiva miinimumsüsteemi. Teeme seda samm-sammult koos töölehtede, videote, kogukonna ja minu toega. Ja seda podcasti episoodi salvestades need uksed on avatud. Ma panen selle lingi siia episoodi kirjeldusse. Ja kui sa liitud sellega nagu kiiresti, põhimõtteliselt enne 6. juunit, siis saad sa ka boonuseks Megamai mõtteviisi videod, mis aitavadki sul neid muutusi päriselt ka sisse juurutada. Ja ma tahan, et sa teadsid, et sa ei ole üksi. Muutus on võimalik. Ja sinu kodu võib olla see koht, kus sa ennast laadid. Mitte ei ole lihtsalt koht, kus need vähesedki patarei energiavarud, mis sul alles on, justkui tühjaks laevad. Armas kaasaegne naine, aitäh, et sa kuulasid. Ja kui see kõnetas, jaga loomulikult alati episoodi sõbrannaga, kes võib-olla samuti oma peas liiga palju kannab või oma õlgadel. Ja kohtumiseni siis kas järgmises episoodis või siis programmis. Hoidke end ja oma kodu. Tšau!